autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere, head kuulajad! 29. november aastal 2018 on käes ja autotund alustab roolis. On ikka kaks juhti. Mina olen Hans Lõugas, minu kõrval Tarmo Tähepõld. Me räägime uudistest. Üks uudis on see, mida on näinud minu silmad ja mida on ka teised liiklejad märganud, et Tallinnas on nüüd väga silmatorkavad uued tablood, mis peaks andma meile mingit infot. Vaatasime kuulutusportaalist ja leidsime sealt pisikese tuumajaama. Kui kardetakse, et robotid võtavad inimestel töökohad ära, siis ärge muretsege. Google isejuhtiv auto hoopis loob töökohti juurde. Volvo ja Google hakkavad koos tegema asja, mis oleks pidanud ammu juba valmis olema. Räägime elektrikartidest ja ühest väga erilisest kohast, kus nendega sõita saab. Aga pikem teema täna on kindlasti see, talv on sisuliselt käes ja räägime, kuidas üks hea autojuht talvel sellega sõitmisega hakkama saab. No nii, alustame ühe väikse liiklusvideoga, mis sel nädalal ringe tegi ja kes ei ole seda näinud või kes ka on, tuletama meelde, liiklusvideo oli siis Tallinnast ummikust, nagu ikka Tallinnas juhtub tipptundidel. See oli Alevi tänav, inimesed tahavad sealt kitsalt lühikselt tänavalt pöörata Tondi tänavale, kus on ummikud, sest seal sõidavad trammid, see on raudtee ülesõit, mis ajab liiklust kinni, väga tihe liiklus mõlemas suunas vasakule pöörata ei saa. Ja mida teeb videosse jäänud Yandex taksojuht? Pöörab rahulikult hoopis teisele suunarajale, millega minna kesklinna suunas. Ehk siis paremale. Nagu reastuks jah, et teiste autode kõrvalt trügiks nagu paremale. Viisakat läheb paremale, aga siis ees mitu autot ootavad vasakpööret, tõmbab järsu rooliga vasakule endale ette ja kibedasti vahele ja teha siis nii peadelliku liikluse vahelt kui ka vasakule pööret ootavate juhtide vahelt siis ise vasakpööre. Miks see video on eriline? Esiteks on see videosti väga hästi pildiline see nahaalsus, mis Tallinnas on levinud. Ja just teine põhjus ongi see, et see ei ole erandjuhtum, vaid seda juhtub palju. Kas see on normaalne, kuidas niimoodi tiheda ummikuga liikluses hakkama saada? Muidugi on. Ma võtan nüüd, viin ennast sellesse rolli, mida... Ei, ära vii. Ma ikka korraks viin. Ma ei taha. Et olgu, et ma ei hakka tsiteerima kommentaare. Kuidas see kõik ongi õige ja kuradi lollakas seal jäi. Mul praegu tundsin, et pulss läks kuskile. Kuhu ta ei pidanud minema. Et ühesõnaga... ma olin saate mõnusasti käima, et Lõugas on pulss üleval, et nüüd saab hakata teisi teemasid arendama. Ühesõnaga saame hakkama. Inimesi on palju linnas autosid ka, et ootame üksteise järel ära. Põhiline on, ärge minge närviliseks. Ärge minge kommentaarides närviliseks, aga veel enam ärge minge liikluses närviliseks. Väga hea moto. Ma sõitsin üks päev Pärnu maanteel. Ja oli juba selline ilm, et oli nagu libe. Ma nagu omarust teadsin seda, vaatasin, tänavad on valged ja siis oli mu silme suur kiri, libe on. See nagu väga selline... Auto ütles. Ilmselge. Autodel on ju tihti tuleb see kiri sinna. Aga see oli see, et meil ei ole nutikad autod, vaid nutikas linn. Sest ma sõitsin Pärnu maanteel ja sinna oli pandud üles selline tabloo, mida ma ei olnud varem näinud. Ja tuleb välja, et ma ei olnud näinud mingisugust kummitust ja ma ei ole ainuke inimene, sest et tõepoolest meie armsa pealinna valitsus kuulutas välja, et on nüüd Tallinn varustatud 30 elektroonilise tablooga. Mis ei näita ainult libedust, vaid igasugust olulist infot, mida meil Tallinnas liiklustel vaja läheb. No siis oli tõesti see, et oli varem olnud mitte libe, nüüd oli libe, et see on nagu uudis. Aga tegelikult näidatakse nende tabloodega siis ka uudiseid liiklusoludest, kus võib olla suuremad ummikud või mingisugused teetööd, mis on mulle kohe praegu siin sõites vaja teada, et ma siis oskaks oma sõitu planeerida. Kui see päriselt nii toimiks, et ongi, et sõidad mööda Pärnu maanteed, näiteks laagri suuna, siis tuleb kilomeeter ennem on, ma ei tea, kus need sildid asuvad, aga tuleb näiteks teada, et Hiiu tänav on suletud. Et siis oleks see hea. Kui need sildid jäävad selliseks, et suurem osa ajast seal on märksõna head teed või ole ettevaatlik, siis on see, võib olla natukene valesti kulutatud raha, kuigi tore, kui keegi sulle head teed soovib. Mul lihtsalt meenub, kas Tartu või Pärnu maantee või seal Narva maanteel oli üks selline teadete tahvel. Väga tihti. Peamiselt, soovis sulle turvalist sõitu. Mul tahti saati tekkida tahtmine oma autole kinnitada suur silt, aitäh, et siis sildid kõnelevad. Aga päris äge, kui need sildid, et mõnikord satub sinna ka selline loominguline inimene. Et internetis on palju pilte Ameerikast, kus on see, kes siis iganes liiklusdispetšer on igavlenud ja siis kirjutanud sinna mingi nalju, mis minu jaoks
suure huumorilembse inimesena ei oleks üldse vale kasutus. Selles mõttes, kui midagi öelda ei ole, kui ei ole hetkel ühtegi ohtlikku olukorda, minu arust võiks juhtidele nalja teha küll. Saabki seda sama meie saate alguses mainitud närvilisust vähemaks. Jaa, täpselt. Nii et Tallinn paluks nalja ka teha. Paluks nalja ka teha, aga ma veel mainin selle ära, et tõesti meil kolleeg Gregor märkas ja pildistas, et tõepoolest on seal ka kasulikku infot, et Männiku teelt sõites linna, siis oli teada, et Nõmme keskuse ristmikul on avariitöö, et kui sa tahad sinna poole minna, siis arvesta sellega. Et mingi ootamatu remont näiteks. Neid kohad on, kui te tahate teada, siis või ärge imestage, Paldiski maanteel on Narva maanteel Petrooliumi juures, Laagna teel, Viljandi maanteel Raudale Konsumi juures, Männiku teel seal samas, Pääskülas, neid kohti on veel, et 30 tükki päris palju, et siis hoidke silm lahti, kas tuleb huumorit ka või on lihtsalt kasulik. Nüüd üks mingi väga eriline masin on Eestis olemas ja on müügis. Tarmo, sa käid kondamas nendes maapealsetes ja natuke maa-alustes kohtades, kus müüakse põnevaid sõidukeid Eestis. See on isegi, see võib isegi patoloogiline, ma seda alati varjan, et ma teen tööd. Selle sildi panen pea kohale, ise istun auto 24 ja unistan, mida võiks osta ja mida kindlasti ma ei ostaks kunagi. See on diagnoos, aga keegi pane pahaks seda, sest sul on toredad leiud. Et nüüd on leidsid ühe Mercedes-Benzi. Jaa, et tuuninguid on erinevaid sorte, ühed on sellised, kus võetakse lihtsalt tavaline auto, ma ei tea, sa võid võtta ka Volkswagen Golfi, see ei ole muidugi lihtne, aga ka Golf on võimalik näiteks 1000 hobujõuliseks tuunida, sa lihtsalt paned siin nii suured turbod peale ja siis vaatad, mis saab. Tihti on see jama, et see jõud ei jõua kõik kuidagi teeni, vaid see jaa, see masin ei suuda jõudu rakendada. Aga siis on sellised päris isegi mõneti ametlikud või vähemalt tootja poolt soodustatud tuuningfirmad, üks neist on Brabus, mis keskendub peamiselt Mercedes autodele, nii uutele kui ka klassikutele näiteks. Ja nemad löövad... Brabus on eraldi firma, aga nad on nii-öelda tootja poolt heaks kiidetud. Neil on nagu seal side jah, et kui AMG on Mercedesel päris ametlik enda tuuningu osakond või võimsat autode osakond, siis Brabus on seal, neil on kuidagi jalgukse vahel minu teada. Ühesõnaga, ja nemad alati löövad laineid sellega, et nad võtavad Mercedese kõige võimsamad autod, isegi AMG, siis vaatavad ja leiavad, et see on ikka lahja. Ja siis nad teevad midagi nii hullumeelset, et nad näiteks konkreetne leid on siis 2010 aasta S-klass, teate, suur sedaan, Tallinnas on neid tavalisi siis, ma ütleks 100, võtsid selle 6-liitrise V12 mootori ja tõstsid selle 800 hobujõuliseks. Ja just, et loomulikult siin on biturbo, eks ju, kõik asjad, aga ta on tehtud nagu seal on kõik sõlmed üle käidud, et see ei ole niimoodi, et mingid ülekanded on samaks jäetud, mis tähendab, et kui sa siis sinna 800 hobujõudu peale rakendad. Ja vahet gaasi põhja, siis raksakas käib. Just, ja mitte ainult 800 hobujõudu. Pöördemoment on sellel mootoril 1420 newtonmeetrit. Ma võin öelda, et teie sellised tavalised luukpärad või sportlikumad autod siin, mis meil tänaval liiguvad, 250 newtonmeetrit, 400, sellised kõvemad diiselmootorid, 1420 newtonmeetrit, mida on loomulikult elektrooniliselt piiratud 1100 peale. Sest muidu su ainult ja just isegi need samad erilised detailid lihtsalt lendaksid tükkideks ja põhimõtteliselt auto ei oleks võimeline kohalt ära minema, et isegi elektroonika, veojõu kontrollid ja asjad ei suudaks siis seal enam hakkama saada sellega. Aga kas sa tead, see mootor ise on ikkagi see sama kõige S-klassi tippmodeli V12. Seda on lihtsalt tuunitud ja selle hind kasutatuna praegult siis on 83 000 eurot. Sarnased tavalised 6-liitrist V12 mootoriga Mersod on umbes 40 000. Et poole rohkem ja saad 800 hobujõulise Brabuse. Väidetavalt väga hästi hoitud, kõik hooldused, kõik korrektselt tehtud, et eks me ei räägi siin pealt mõistusega võetavast autost. See on fännitoode, see on selline asi, et nagu ma alati ütlen, sul vedeleb seda raha lihtsalt arvel nii palju ja sa tunned, et ma tahaks praegult 800 hobujõulist Brabust, siis ostad ära. Ma siiski soovitan sellega talvel mitte sõita. Ma ei kujuta ette, et kui sa üritad talvel 1100 newtonmeetrit kuskile rakendada. Vahvad on ka need tehnilised andmed, mis on selle juures välja toodud, et kui inimene, kes seda Brabust on ostmas, mõtleb, et kui palju mul 800 hobujõu käitamiseks siis ka kulub ka kütust. Siin on väga ausalt kirjas. Ma saan aru tehase poolsed või siis selle tootja poolsed näitajad, et linnas
võtab see Brabus, no pakkuge peas nüüd ruttu, mis te arvate, üle 10 võin öelda, üle 15, üle 20, õige vastus on 21,7 liitrit 100 kilomeetri läbimiseks. Aga sina, Tarmo, sa ütlesid mulle enne, et see ilmselt on pessimist. Esiteks ma arvan, et see võib seal olla, kuna Maanteeamet paneb tihti neid numbreid sinna ka VIN-koodi järgi ja nad on lihtsalt saanud, see on see V12 6-liitrise mootori ametlik kütusekulu, ma pakun. Ja ma ei usu, et see Brabus linnas niimoodi siin foori tagant kiirendades ja kõik alla 30, ma ei usu. Mingil juhul. Mu enda vana Toyota võtab talvel linnas üle 15. Ja näiteks suvel see Ferrari 599, millega me sõitmas käisime, V12 mootoriga, ka üle 600 hobujõu. Selle ametlik linnakulu on näiteks 27 liitrit 100. Ja see on kõigest natukene üle 600 hobujõu. Ma tean, need numbrid, kõik, mis on üle 20, ei ole nagu nii enam mõtet siin ekseldada, aga lihtsalt on toredad, aga need olulised ei ole. Ja lähme siit väiksele, lühikesele, aga olulisele pausile. Autotund. Ja nii räägime autotunnis edasi, mis meile on tore ja huvitav olnud. Me ikka vaatame tulevikku ka, mitte ainult paar aastat vanu masinaid, millel tagant tuleb välja väike tuumakatastroof või ökokatastroof. Vaatame tulevikus peaks autod sõitma ise, juhti pole vaja, ehk siis moto all robotid võtavad meie töökoha ära ja muidugi isejuhtivate autode kõige kõvem pioneer on olnud juba pikka aega Google. Otsingumootor tegi auto, siis mäletatavasti see Lexused ja Priused sõitsid ringi nende logo all, kuni nad võtsid seda asja nii tõsiselt, et avasid Phoenixis omaette teenuse nime all Waymo. Waymo on siis see, mis juba natuke aega on see öelda katseprogrammi raames inimesi vedanud. Sealt võeti isegi juhid autodest ära, et sa saad tõesti Waymoga tellida selle masina teatud tänavatel, siis teatud kandis ja teatud inimesed, mitte kõigile. Ja juhtusid õnnetused. Aga väidetavalt mitte üldse sellepärast, et auto ei saaks hakkama liikluses, vaid juhtusid õnnetused sellepärast, et sõidukilomeetrid on nii palju, et nagu tavalistelgi autodel juhtuvad õnnetused, keegi astub tee peale, rammib, ei pea pikki vaheti, mida iganes. Aga inimesed ei usalda robotautot, kus pole juht ja juhtuvad õnnetused, isegi kui see on kellegi teise süü tõttu. Ja nüüd suurkorporatsioon reageerib inimeste murele. Waymo siis andis teada, et paneme tagasi inimesed rooli. Isegi kui see masin sõid täitsa ise, on see rool taga inimene, kes on valmis sinu muret kuulama, et sa ei pea kartma, et masin jookseb kokku ja siis ta läheb hulluks, et see on ikkagi rool taga keegi. Nende töökoha nimi on siis safety driver ehk siis nagu ohutusjuht. Ta igaks juhuks istub seal. Okei, aga kas see nagu nii ei pidanud olema? Vaata, kui juhtus Uberi isejuhtiva autoga õnnetus, siis oli seal suurim probleem, et see tegelikult see valvur istus seal, kes vahtis telefoni. Aga kas Waymo omadel ei pidanud siis sellist valvurit olema? No vahepeal võtsid ära juba seal Phoenixis oma Waymo piloodis, aga nad tulid tagasi. Ja kas sa rääkisid selle asja probleemist tõesti, et kui ikkagi robot ei võta inimesed tööd ära, ta istub seal, aga inimesed on kohutavalt igav. Kilomeetrite kaupa see masin sõidab oma turvalistel teekestel vaikselt ise, sa ei tee midagi, sul tähelepanu hajub. Ja siis nad jäävad magama, eriti öösel. Ilgelt probleem on inimestega. Mis lahendus on? Pani teine inimene veel kõrvale istuma. Ehk siis üks robotauto loob 2 autojuhi töökohta. Ehk siis 2 inimest istuvad, hoiavad 11 ärkvel, vaatavad, et keegi valel ajal magama jääks. Ja valvad ka 11. Ja valvad 11. Et sa ei vahiks seda telefoni. Et siit üks samm edasi on see, et kui nad teevad koostööd ja niimoodi sensorid ka jälgivad inimesi autodes, aga kui nad teevad koostööd ja siis niimoodi, et me üksteise peale kaeba vaatame mõlemat sarja korraga, siis tuleb panna 3. inimene tagaistama neid valvama ja siis 4. Aga siis ima hureisijad on. See väike asi, jah. See on tegelikult paroodia, et see on nagu roboti valvuri töökoht. See on tõsi, see ei ole paroodia. Nii et sellised uudised siis isejuhtivad sõidukite maailmast ja ärge veel muretsega robotite pärast. Aga räägime korraks sellest, mida teeb see sama Google koos Volvoga. Volvo ja Google arendab üks huvitav uudis, mis meil jäi vahele oli, või fakt, et just toimub Los Angeles autonäitus, palju huvitavaid uusi autosid, aga Volvo tegi sellise nõksu, et nemad üldse viimasel ajal autonäitustel ei käi ja aina vähem käivad ja teevad igast mingid pop-up näitusi kuskil omaette, aga Los Angeleses on nad kohal, aga nad on kohal niimoodi, et neil ei ole mitte ühtegi autot seal. Mis nad teevad seal? Nad näitavad seal skulptuure ennast
ja tuleviku tehnoloogia lahendusi. Ma kahjuks ei ole seal Los Angeles kohal, muidu ma teeksin sulle otse reportaaži, mida nad näitavad. Järgmine aasta lähed. Autotunni erisaade LA-st. Küll aga on nad nüüd siis toonud välja, et üks asi, mis nad teevad koos Google'iga, on eraldi Androidi süsteem, Volvo ja siis loomulikult emafirma on ju Geely ja kõik need hiinlased, kes seal on, nende jaoks. Ja isegi täpselt ei ole oluline, kuna nad veel seda näidanud ei ole, aga see saab kindlasti olema põhjalikum kui praegune Android auto, kus põhimõtteliselt sa saad kuulata Spotify'd ja 2 kaardirakendust, ma ei tea, võib-olla on seal veel mingeid asju, ma ise ei kasuta. Android auto on nagu selline vahekiht on ju selle vahel, et ma ei peaks telefoni ekraani näppima, vaid mul on suuremad ikoonid ja ma saan lihtsalt neid samu asju, mis telefonis on, läbi selle ekraani. Aga sa ei saa neid asju, see on mingi screen mirroring vist, millega peaks saama. Paari asja. Just. Aga see, mida nad nüüd teevad sellest Volvo, Geely ja Google, see on siis natukene ma saan aru laiemate võimalustega tõsisem auto tarkvara. Ja tegelikult ma tahtsin jõuda selleni, et võib-olla see võiks olla, Google saab muidugi siis jälle ühe osa meie elust enda kätte, muutub veel kurjemaks, suuremaks korporatsiooniks, aga see, mis ju autode, kuidas on, infotainment, meediakeskustega juba aastaid toimub võrreldes kogu muu tehnoloogiaga, on ju jätkuvalt täielik jama. Et kõige modernsem asi, mida nad meile pakuvad, ongi see, et Android auto ja siis see Apple CarPlay, mis häguselt kuidagi ühendab mõne sinu äppi. Aga kõik ülejäänu autoekraanindus, kogu see meedia, toimub ikkagi selline julgelt 5 aastat kogu nagu tehnika arengust maas. Alates ekraani kvaliteedist kuni selle sisuni. Et kui nüüd Google ja Volvo suudaksid nagu välja töötada mingi asja, mida saaks hästi lihtsalt teised autotootjad ka endale implementeerida, et siis äkki võiks ära jääda see iga autofirma enda ekraani arendus. Seal on muidugi tohutu see hirmu ja kahtluse, skepsis ja kraav on vahel, millest on raske lõpata. Autofirmad ei taha Google'ile need andmeid väga anda. Kardavad, et Google võtab ära. Aga mis on põnev, ma nagu lugesin natuke seda uudist ja ma saan aru, et ta läheb, selles mõttes läheb ühe sammu võrra edasi, et ta ei ole ainult siis meelelahutus ja info, mis on autos, vaid ta nagu suudab selle süsteemil tarkvarale rohkem lõimeid auto funktsionaalsusesse, mis võimaldaks seda, millest on mitu aastat räägitud, kullerteenus autopagaasinikusse. Et sa annad äpi kaudu oma auto selle DHL-i või Amazoni kulleri käsutusse, aga mitte kogu auto, vaid ainult pagasiluugi. Kuller läheneb autole, mingis ajaaknas on temal võimalik avada pagasiruum, panna sinna pakki ja see läheb kinni panna. Ja ma arvan, et seal ongi nii tohutult palju võimalusi, et kui autofirmad lõpuks oma hirmust üle saavad, sest et telefonifirmad on ju läinud selle peale, et kasutavad kas iOS või Android. Kõigil olid ju oma Samsungi mingid, sina mäletad täpselt, mis nende nimed olid, Nokial olid oma operatsioonisüsteemid. See on muide väga põnev teema ja tegelikult see on nende jaoks negatiivne näide ja see on asi, mida kardetakse, et meiega juhtub, autotootjad, meiega juhtub sama asi, nagu juhtus kõigi suurte Sonydega ja Samsungitega ja nad hoiavad mingit määral kontrolli selle üle, et mis see toode on, aga tegelikult need suured ohjad jooksevad on ju Mountain View'sse ja Google'i peakorterisse, kes kontrollivad seda kogemust. Ja ma ei analüüsi praegu, et kas see on nagu õige hirm või alusetu hirm või mis see tulevik on, aga see on jube põnev teema, mida võime pikemalt analüüsida mõni saade, et kas autotootjad siis tegelikult, mis nendeks tulevik on? Kas see, kui sa hoiad seda kõik endale, kas see on tulevik? Jah, et mida nad saavad sealt kaotada, sellest me saame aru, eks ju, aga mida neil seal võita on, et lõpuks, äkki palju rohkem on. Sest nad ju ise ka räägivad, et auto ei ole tulevikus enam selline tarbese, mis kuulub ainult mulle, nagu viimased 100 aastat on olnud. Ja niisugune, ütleme, natuke kulunud väljendadega on tark auto ja rumal auto, et rumal auto on lihtsalt ratastel mingi jublakas ja kõik, vaid ta on nagu integreeritud. Kuule, aga räägime veel ära natukene elektrikartidest. Jaa. Esiteks, sa käisid sõitmas elektrikartiga. Ma käisin elektrikardiga sõitmas Läti firma BlueShock, kes nüüd neil homme siis reede 30. november peaks Eesti selles Fundwise investeerimisplatvormil avanema ka võimalus nendesse investeerida. Nad tahavad vist tõsta 300 000 eurot, et oma tootmist laiendada. Et neil tegelikult tehnoloogia on juba välja töötatud. Nad on isegi alustanud Lätis juba elektrikartide võistlussarja, aga nüüd on neil vaja natukene suur samm edasi astuda,
et nii võistlus kui ka hobikardi lahendused kiiremini töösse saada. Et nad teevad elektrikarti, mis on nii see, mida ma pühapäeviti saan sõita, kui ka siis sportlastele või? See, mida sa saad minna nagu sõpradega poissmeeste õhtu raames või mõne muu üritus. Põhiliselt ega see veermiku ja see süsteem ei olegi nii nende arendada, selle ilmselt nad ostaks kuskilt sisse, nemad on välja töötanud selle elektrimootori lahenduse ja tarkvara. Geniaalne. Ma isegi küsisin, et kas see tundub nii lihtne, sa võtad selle põhimõtteliselt hästi lihtsa 4 rattaga raami, paned sinna elektrimootori peale, et kuidas seda keegi teinud ei ole. Nad ütlesid, muidugi on, aga nende see elektri ja kogu see tarkvara osa on nii palju nüüd kõvem väidetavalt kui konkurentidel, sest seal peab olema laadimine hästi kiire, lisaks on nad välja töötanud vahetatav aku. Tähendab seda, et sul ühed akud kogu aeg laevad, siin hobi inimesed teevad oma ringid ära ja su kart ei jää laadima, vaid sul tõstetakse teine akupaks sisse. Nii, mul kohutavalt see idee meeldis, ma käisin Laagri kardikeskuses, Unibeti omas oli neil esitlus ja tõepoolest, kuigi nad oma... Kas see sama rada, mis on natukene... siserada on talvel. Kuna nad oma selles reklaamis mainisid Bugatti Veyronist paremat kiirendust, reklaam, aga see muidugi puudutab sportkarte. Meil oli seal toodud hobikardid, aga see on täiesti, mina fännasin seda ja isegi mitte sellepärast, tal ei olnud nii metsikut tõmmet, et ma nüüd tunnen, et kohe lõpetan betoon seinas. Aga tal oli täpselt see, kes on sõitnud nende bensiinimootoriga hobikartidega, et tegelikult kui sa võtad kurvi ja tuled sealt välja, siis su ainuke võimalus, et üldse ongi, sa vajutad gaasi põhja, sest neil ei ole seda jõudu. Seal on ainult 2, kas pidur või gaas? Just, aga elektrikardil on ikkagi seda momenti nii palju rohkem, et sõit on lõbusam, aga see ei olegi oluline. Oluline on see, ei haise ja ei plärise, sest et sisekarti mina ei suuda, ma ei tea, talvisel kardirajal mina ei suuda käia, sest see bensu hais, ükskõik kui palju sinna ventilatsiooni paned. Võistluse ajal sa sõidad ikkagi teise mehe summutis ninaga. Lihtsalt sõidad isegi suvisel kardirajal õues teise mehe summutis kogu aeg. Ja see ajab niimoodi südamepahaks lõpuks. Absoluutselt, aga ütle mulle nüüd seda, et Fundwise ja rahastus ja Läti firma, kas sa tead, kas neid saab kuidagi saaks sõita ka nendega hobikarti? Võt veel ei saa, aga neil ongi, ma saan aru, pakutud juba koostöö, miks see neil niimoodi kiireks läks, äkki oli Dubaisse ehitatakse ühte suurt kaubanduskeskust. Natuke kaugel, kuhu tahetakse teha hästi suurt kardirada. Aga selle uudise peale ma nägin kohe ühte Norra kruiisilaeva uudist, kus pakutakse võimalust kruiisilaeval sõita karti. Ja võt see on, ma ei tea, kas neil juba on elektrikardid, aga kui ma oleks Blue Shocki firma omanik, ma oleks kohe pöörduks nende norrakate poole. Sest kruiisilaev on selline koht, et sa ei saa seal pläristada selle bensukardiga. See on väga kihvt, ma tahaks minna kruiisi, ma pole kunagi mõelnud, ma tahaks kruiisile minna, aga kruiisilaeva katusel saad sõita elektrikardiga kiiremaid ringe teha. Ühesõnaga, see oli äge kogemus ja geniaalne idee, et nüüd on lihtsalt see, et kas nad suudavad oma lubadused ellu viia ja investorite raha tagasi tuua, et see on nagu eraldi küsimus, aga täiesti toimiv toode oli neil olemas ja seda tõestas see, et see hobikart Sten Bentuse käe all, ma praegult niimoodi hirmuga mõtlen, et ma selle nimega ei eksinud, kardisõita oli Sten Bentus. Ja Sten Bentusel ma isegi nägin. Tegi sellega põhimõtteliselt kohe selle Unibeti sisekardi raja rekordi, mis oli 30, midagi. Samal ajal kui hobikartide oma vist oli 31 või 32 sekundit nende bensukatega. Ilma nagu, et ta oleks päevade kaupa trenni teinud selle konkreetse, nii et no pagana, ootame ära siis kas kruiisile või Dubaisse või ja hinnad ka, selles mõttes, kui keegi siin plaanib kohe hakkas mõte, et ma võib-olla ei tahagi investeerida, või tahaks teha ühte elektrikardirada, siis nad tõid ka välja, et sellise hobikardi hind võiks jääda kuskile, kui ma eksi, 6-7 000 euro juurde. Head investoritest, kapitalistidest kuulajad, kes te tahaksite teha väga laheda teenuse Eestis, ma ennustan, et turg oleks. Ainult sa ka. Et suurusjärgu saite teada, et nüüd pange numbrid paberile ja... Selge, teeme väikse pausi. Autotund.
ja autotund läheb edasi, me lubasime rääkida sellest, et mis väljas toimub ja kuidas siis sõita on sellises olukorras, mis väljas on. Talvised ilmad, talv ametlikult hakkab vist 21. detsember, on ju, et me oleme sügises, aga ilmad on talvised. Autojuhiks tähendab see hoopis uut reaalsust, kõik on muutunud. Millest me räägime? Me räägime kõigepealt sõitmisest endast. Me räägime sellest, et oma 4-rattalist sõpra tuleb hooldada teistmoodi, emast tuleb hoolt kanda ja sõitmine hooldus ja räägime etiketist ka, etikett, paneme südamedele, koputame endale ja teile, et ei saa päris niimoodi hakkama, nagu olete suvel, olete harjunud. Mina sõidan esiveolise autoga, nagu paljud eestlased, ütlen ma, ja sina tagaveolisega? Ei, esiveoline. Ja mina sõidan nüüd aga me võime saate huvides öelda, et ma sõidan tagaveolisega ja siis vaielda. Väga hea. Või arutleda. No kuidas su tagaveolisega siis on läinud need päevad? Lõbusalt. Mina olen, ütleme, kõik need ristmikule väljasõidud kõrvalteelt ja parklast, igalt poolt. Mul ikka käib ringi kogu aeg all. Ma sõidan lamellreffiga, ma üldse ei kurda, väga tore on, aga ma olen pidevas libisemises. See on hoopis teine tunne, kui seda asfaldi peal sõita. Aga esivedu ma ei kurda. Ütleme, saab väga hästi hakkama. Kuidas sa tagaveolisega ütled, kas talvel on palju hullem, kui sa oma kujuteldava tagaveolise roolis oled? Kas talvel on nagu palju raskem sõita? Ei ole. Aga sul on stabiilsuskontroll? Ei, selles mõttes ma mäletan juba kuskil 2000 alguses mul sõber töötas siis BMW esinduses ja vahepeal sai sõita ägedat BMW-dega ja juba siis demonstreeris ta mulle talvel, kuidas 5. seeria BMW kuidas ta ei suutnud seda kõik kontrollitööd peal, siis Tartu linnas, seal ei läinud külge ette. Et kindlasti, sa oleks saanud provotseerida, aga tavaliikumisega seda ei juhtunud, nii et ei ole probleemi. Need ohutuse mõttes ei ole probleemi, samast sõidulusti mõttes, nagu paljud esiveoliste juhid ei ütle, aga hinges mõtlevad, ma tahaks ka tagaveolist. Ma lasin enda nüüd libeda tulekut oma autol tagapidurit hoolduses ära käia, korda teha. Ja nüüd on ikka käsipidur käinud päris palju üles suure tühjematel parklatel hommikul, kui seal veel halli autosid ei ole, et see on vahva. Aga mida tuleks korraks üle korrata teile? Kes te arvate, et ma tean seda kõike, mina tean ka seda kõike, Tarmo teab, me teame kõik seda kõike, aga alati tasub üle korrata. Kui on libe, siis auto ei saa nii kiiresti minema, aga ei saa ka nii kiiresti pidama, eks. Ja seal ei aita ka nelikvedu või mis iganes vedu. Tuleks arvestada pikema vidulitusmaaga. Ikka kordades, selles mõttes, et ma ei tea, me ilmselt ei pea mitu korda ütlema või veel kord, et ärge seda telefoni vahtiga, aga ärge talvel üldse kohe telefoni vaadake. Sest et see, mis suvel lõppeb võib-olla sellega, et järski pidurdus ja lööte nina vastu rooli ära, eks ju, või laps ehmatab, hakkab nutma, siis talvel ei juhtu mitte midagi. Midagi ei juhtu. Sahised edasi ja võib-olla kõriseb see pedaali ja ma arvan, et just ABS krõbiseb, te näete aegluubis, kuidas see esimene auto teile läheneb ja pauk käib. Piki vahe ühesõnaga. Ükskõik, kui sa oled linnas või maal, linnas on ka, et sellest ei ole midagi, kui siin teed soolatatakse, ikkagi piki vahe tasub hoida. Kiiruse mõttes on see nagu selle sama asja teine pool, et ei tasu sõita ka väga kiiresti, sellepärast ülemäära kiirust ületada, sest kui sa üleüldse see on seaduse vastane, see on ohtlik, me teame seda kõike, kui meie, ütleme ausalt, meie ja teie, head kuulajad, sõidate võib-olla kuiva ilmaga ja ületate sellele ühel hetkel kiirust, ma arvestades, ma saan ju kohe pidama, kui mul vaja on, mul on vaja siit kellestki mööda sõita või midagi, siis talvel ei saa, et see kiiruse valik on tegelikult üsnagi kriitiline komponent selles kõiges, pikki vahes seisma jäämises ja auto juhitavuse kontrollimises. Jah, et kui te harjunud suvel mingit kurvi oma kuskil kodukohas läbima, ma ei tea, 90, teate, et täiesti mõnus, siis talvel võib see täpselt sama kurv olla, lihtsalt see rehvil ei ole haarduvust ja sa lähed otse. Kui keegi vastu tuleb, siis paha lugu. Et see põhiline ongi see talve puhul on see, et see juhtub nii ootamatult. See ei hoiata, sul ei ole sellist hoiatust, et natuke et kuidagi, et suvel sa hakkad nagu aru saama, kui need G-jõud või sa tunned, et hästi juba surub nagu sind istmes, niimoodi, kuidas ma ütlen, auto külg suunas. Et su tagumik ütleb, et auto praegult pingutab, et teel püsida. Talvel seda vahet seal ei ole, et mingi asi pingutaks. Lihtsalt üks hetk on haarduvus, järgmine hetk ei ole. Ja sa oled seal reisija, kuigi sa oled roolis. Ja sellega käib kaasas see, et väga lihtne on oma neid oskusi üle hinnata, et ma ju saan hakkama, olen ju 8 kuud siin, meil on Eestis oli tänavu super suvi, väga pikk, väga mõnus, mis soosis head turvalist liiklemist ka, kus sul on hea autot kontrollida ja siis on väga lihtne üle hinnata, kui järsku libedale sõita minnes, et ma ju oskan, aga parem on olla natuke alahinnata, jätta see reserv, et sinna
et siis seal, kus oskused otsa saavad, et seal ei lõpeks nagu auto pidamine. Ja tänapäeva autos on tegelikult palju abilisi, kes sinu turvalisusest hoolitsevad, oluline lasta neil oma tööd teha. Et vist ma eeldan, et tegelikult ei pea seda üle kordama ka igaks juhuks, et ei ole mõtet pulli pärast neid asju välja lükata, mis on sisse pandud normaalseks sõiduks, olgu ta siis stabiilsuskontroll, veokontroll ja neid asju on veel, mida ma ei jah, et ma arvan, et võib-olla isegi noorem generatsioon kõike seda usaldab, see on niisugune väike näpuvibuts võib-olla vanema generatsiooni inimestele, et kui te võib-olla ei usalda näiteks seda adaptiivset või püsikiirushoidjat, rääkimata, ütleme Tesla autopilotist, siis ABS ja stabiilsuskontroll on nii vanad tehnoloogiad, mis tähendab seda, et nad on nii testitud, nad on juba nii head, see on vähemalt 20 aastat vana tehnoloogia, ABS isegi vanem, ta on osavam kui teie. Siin ei ole mõtet seda tehnoloogiat karta, et ma lülitan välja, et ma omal ajal selle Mossega ju sõitsin ikkagi Lenska vahet talvel ka ja midagi ei juhtunud. Nad ei sõitnud Mossega 100 Lenska vahel. Võib-olla viimaseks selliseks koputuseks mõistusele ja kainele meelele oleks see asi, millest me rääkisime mõned saated tagasi. Tarmo, kui sa käisid ühel koolitusel, mees pani inimesed sellesse olukorda, kui nüüd on jama, pidamine on kadunud. Ja mis sa siis tegema hakkad? Kus ma pööran? Ruttu on vaja midagi teha, reageerida, et ma pean normaalse olukorra taastama, hakatakse rapsima, et seda ei ole mõtet teha. Ei, esiteks jah, et kui ma järsult pidurdada, siis ikkagi see, et hoidke nagu jalg piduri peal ja siis vajutage veel juurde. Selles mõttes, et nagu tugevalt, las ta ragiseb, ABS peabki ragisema. Üks variant on näiteks lumega on see, et kui sa hoiad peal, mitte ei pumpa, pumpamisega on see, et sa lased vahepeal nagu vanakooli et ta vahepeal saaks ringi käia. Mul vist oli esimesel autol tal ei olnud ABS ühesõnaga ja ma õpetasin endale seda tehnoloogiat, et ma pumpad niimoodi, et ta ei blokeeru ja siis sellega on juhitav korraks ja siis on ja ma pidin endale kõvasti pähe taguma, et sellest järgmiste autodega lahti saada. Üks lähenemine on see, et natuke on hea, kui ta libiseb, et siis tekib sinna ette see lume nagu väike valm, mis aitab tal siis omakorda pidurdada, aga selle välja kalkuleerimine, kas see praegu on õige sademete hulk või mitte, keegi ei jõua seda teha. Pidur järsult ühesõnaga tugevalt põhja, kui on ohuolukord, selles mõttes mitte, et see on nüüd talvel sõitmine on tegelikult väga keeruline, ega me selle raadiosaatega kedagi selgeks ei õpeta, ega isegi ju tahaks veel ja veel treenida seda. Aga on see, et sellel hetkel, kui ei ole olukorda, siis tuleb muidugi jällegi pigem ettevaatlikult ümber käia kõikide pedaalidega. Ja ongi see on tegelikult hea selline soovitus, et parem nagu niisugune flegmaatiliselt autoroolis olla ja rahulikult. Me jõuame selle kiiruseni tagasi selles mõttes, et kui sa sõidad liiga kiiresti kurvi ja avastad seal kurvis olles, et ma ei tunne ennast kindlalt, siis see ei ole koht, kus piduripedaal põhja lüüa. Siis tuleb seal lihtsalt kuidagi laugelt rooli ennast tagasi ja laugelt lase tal mootori pidurdusega või isegi vabalt veereda. Talvel ei tohi teha järske liigutusi, sest siis on mul tunne. Me vist peame selle teema nagu praegult just selle juhitavuse osa võtma kokku sellega, et närvilisi liigutusi või sa pead rahune maha. Rahune maha. Ja. See, mis sa tegid suvel, unust ära ja nüüd on talv meil. Ja nüüd ongi meil väike paus rahunemiseks. Nii lubasime rääkida veel 2 asjast seoses meie kallite 4-rattalistega talvel. Praegu, kui me siin saates oleme, salvestame seda saadet. Minu auto on praegu pesus ja ta tuleb sealt varsti välja. Meil on -kraadid. Ma mõtlen, et kas ma saan need uksed pärast lahti, kui ta on seal kõvasti seisnud või mitte, kui auto on veel märg, pole hästi ära kuimetatud ja ma ei ole teinud seda, et oleks määrinud oma auto ukse tihendeid millegagi. Mis sa arvad, kas ma olen nüüd omadega tõsises hädas? Mingi aasta tagasi ma oleks sulle öelnud, et kindlasti oled hädas ja nad on kinni külmunud, aga ma olen siin vahepeal aru saanud, et jällegi, et see soovitus, mida ma ise olen ka alati kõigil andnud, et pane silikooni. Et sa oled silikooni mees? No ma ise jätkuvalt veel olen, aga olen aru saanud, et ka siin on erinevaid lähenemisi. Et kõige õigem on lihtsalt õigel ajal oma ukse tihendid ära kuivatada. Aha. Et kui ukse tihend on kuiv, siis ei külmu seal ka miski kinni, aga nüüd ongi küsimus see, et kuidas ma tagan, et mu ukse tihend on kuiv. Kui mul on natukene vanem auto, ma ei tea, häda ja viletsus, et ma ikkagi jään selle silikooni peale, mille üks halb külg pidi olema see, et
see kogub mustust ja siis see omakorda põhjustab mingit jama, võib ikkagi kinni külmuda, et noh, et see, kui see silikoni peale paned, siis ukse tihend jääb sul selline natuke rasvane ja kui sul on see veel see silikoni pulk, mitte sprei, siis on veel sellised võib-olla silikoni tükid, kui sa oled laisem inimene nagu mina, kes tavaliselt kuskil viimasel hetkel selle omale peale määrib. Aga miks see halb on? Selle, see on, kuid ette, et sul on nagu, ma ei tea. Rasvatükid, okei. Rasvatükid, jah, ja see võtab see igast odis. Kas ta on halb, ta on kole või ta on halb ukse kasutamise pärast kuidagi? Või määrib? Üks põhjus on see, et ta määrib sind pärast. Okay. Et sa oled ise sinna vastu. Ma olen autole pesulasse, ise olen keemilisse. Just. Aga igatahes praegu ma sind kuulates, ma tunnen, et ma peaks ikka minema silikooniga määrima. Spreiga siis pigem. No mina jah, kui ma mingi nõu anda annaks, siis ikkagi see sprei asi. Okei, üldse see pesemine talvel, kas tasub vesta? Äkki risk, et lähevad ukse lukud ka mul jäässe ja ei lähe kinni pärast ja midagi jama tuleb, sest on mõtet pesta? No, kui ma nüüd alustan jälle lauset, et on erinevaid koolkondi, siis sa vist viskad mind millegagi. Ma ise ka viskaks. Tutvusta mulle koolkondi. Ei no üks koolkond on see, et talvel ikkagi, kui me räägime, ütleme linnakeskselt, siis kui just ei valitse -20, siis on enamjaolt teel mingi läga. Selle lägas sõidad omal auto erinevatesse kohtadesse, kus ta jääb pidama. Rattakoopad, erinevad servad, ukse alused, siis on sul seal sool. Siis, keemilised ühendid, seal istuvad, kui on väiksed värvikahjustused, siis nad nakitsevad seal kahjuste taga. Hea ta kindlasti ei ole. Siis on soovitused, et vähemalt kord nädalas võiks kas või selve pesulas käia ja üle lasta. Et eesmärgiks ei olegi selle auto salongi kõlbulikuks läikima löömine, vaid lihtsalt, et seda kihti ei tekiks sinna nii palju. Et sa lihtsalt vahepeal võtad selle maha. Ja eriti näiteks, kui sa tead, et su auto paar päeva seisab. Aga kui ma tean, ta seisab natuke aega, tal on ilge kiht peal, piisab sellest, kui mis ma siis kõige tähtsam koht on, rattakoobaste juurest viskab vastu värvi. Just, rattakoopad, sa võid, selve pesulas on hea, et sa tegelikult saad ju põhja alt ka. Sa saad vedrustuse detaile lasta. Need kohad kindlasti, mis ei külmu kinni, et sul ei ole rattakoopas sellist muret. Kui selle peale sul hakkavad pidurid tõrkuma või sul midagi seal kinni külmub, siis ma arvan, et see on juba varem juhtunud, sest et auto saab ju põhja alt märjaks kogu aeg ja öösel külmub ära, et seal ei saa midagi juhtuda. Et lihtsalt uhadki üle. Summuti näiteks vanemates autodel ju lõpuks see roostetab ka läbi, et see ei ole nagu mõõdetav kasu. Et see ei ole niimoodi, et ma nüüd pesen ja nüüd ma tean, et ei roosteta. See on lihtsalt selline aastat. Vähendad riski, et roostetab. Et sa nagu lükkad seda protsessi edasi ja mis põhiline, sa nagu hoolid oma autost. Et sa hoolid oma autost. Autoga ei pea paljusid asju tegema. Kui sul on plaan sõita see 5 aastat selle autoga ja tema järgmine üks asi on tagasi liisingusse, ma küll tahtsin jõuda selleni, et tema järgmine käik on sinna vana rauda või siis mõnele õnnetule uuele omanikule, aga kui sul on ikkagi mingi omaniku tunne seal kuskil kuklas tiksub, siis sa aeg-ajalt seda teed. Viimane küsimus hoolduse kohta, see sama sool ja läga ja mul saabaste küljes ka, ma lähen sisse, auto panen puhuri tööle, on soe, sulab mul loiguks, kuidas sina nende loikudega hakkama saad? Kas on sul kummimatid? Mul näiteks on kummimatid, kas sul on ka kummimatid? Mul on kummimatid ja mul on servaga, kõrge servaga. Meil on mõned kummimatimehed. Kas see tähendab, et sa võtad kummimati välja, kallad selle maha või? Ma ei tea, ta lõpuks aurab ära. Ei no selles mõttes, et mul ei ole nii palju seda lund sinna, jah, et pigem on see, et kui sinna tekib nii palju lund, et ma midagi kallama pean hakkama, siis on see lumi, mille ma saan, ütleme, käega ennem välja visata. Ja pikema sõidu jooksul see, mis saabaste küljest tuleb, aurab ära. Aga Tead, ma olen ka kuulnud, räägime koolkondadest, mõned ütlevad, et kummimati asemel see tekstiilasi ja võtad tekstiilide asju välja ja kuivatad kuskil, ma ei tea, soojas garaažis, keldrusi toas. Just, aga see on nagu selline juba väga... See on level 2 või? See on level 2 isegi minu jaoks. Ma ei viitsiks neid tekstiilmatte, kus ma need siis toas, nad on ikkagi mustad, nad on räpased. Kuhu ma viin nad? Vanni, kogu pere rõõmuks, et mul on matid on kord nädalas vannis ja siis ma kuivatan neid radika peale, et nagu see on... See uus pereliige tekib Mati juba, kes siis keda on vaja liiga palju hoolitseda. Et ma saan aru, kõige hullem on see versioon, kui sul on kummimatid, millel ei ole serva, mis tähendab seda, et see lumi, mis sulab,
läheb ikkagi vesi, voolab sinna matti alla, kus on siis põrandakate, aga ära ta kuivada ei saa, sest tal peal on kummimatt. Et siis pigem juba sõita seda ikkagi tekstiiliga ja siis vastavalt enda isiklikule esteetika meelele seda vahepeal toas siis pesta. Kuule, aga saate lõpetuseks võib-olla oleks hea öelda ka siis paar sellist, käime üle korra selle, et kuidas üldse on viisakas autos käituda, eriti talvisel ajal. Ja mitte ma ei räägi ainult sellest, et kui sa ise istud oma autorooli, on ju, siis sa ise vastutad ja ise tead, kuidas on õige käituda, aga me satume teiste inimeste autodesse, teised satuvad meie autodesse. See on selline elementaarse viisakuse värk, jah, et me siin arutasime üks päev, et kuidas nagu, seesama, ikka see saapad ja lumi, see absoluutselt ei ole mitte mingi maailma lõpp, kui sinna autosse see lumi tuleb. Samamoodi ei ole maailma lõpp, kui sul on näiteks esikus muda, aga samas, kui sa lähed teisele inimesele külla, siis sa võimalusel ju ikkagi klopid oma jalad puhtaks väljas. Seal on kas siin on seal ukse matt või siis vastu, ma ei tea, mingit kivi, lööd selle suurema muda maha. Samas on autoga, et sa istud teise inimese autosse, istud, kuidas ma ütlen siis, kui sa tõesti näed, et su saapad on väga lumised, on niisugune lörtsi ilm või no mul on, ma tulen su autosse. Sa kutsud mind ka sinna rooli eesistujaks, on ju. Istud tagumik ees niimoodi, et su jalad jäävad välja ja koputad neid omavahel kokku. See ei sobi, kui ma su vastu auto tagaust löön jalga. See ei sobi. See on see levinud viis. Jaa, no just, et sa koputad oma jalad vastu autot puhtaks. No okei, seda, kes vastu ust konkreetselt või tiiban, see on ikkagi raske juhus. Aga ka see ukse piit, see alumine ukse äär. Jah, kas see on okei veel? See on nagu okei tsoon sotsiaalses mõttes või ei ole? Jällegi, ma ei usu, et keegi suudab 1 või 2 või 3 korraga mul selle piida küljest mingi värvi lahti lüü või mõlgi. See on selline tunnetuse küsimus, et ei peksa teise inimese autot, kui sa võid lüüa saapaid kokku, Okei, aga mul on sulle üks keerukas triki küsimus. See külaline tuleb su autosse mitte ette, vaid tahaistmele ja teeb ukse lahti, seal lähedal asub tagaratas, lööb vastu velge. Kas see velg on okei, mida minu jaoks on. Jah, selles mõttes talve, Aga kui sa vaatad, et tal on talveks alla pannud mingid väga ilusad, väga läikinud kroomvelge ei pane keegi, aga midagi ikka sükust. Ei, see ära lööva. Ma ei tea, kui sa oled selline koot või metallimees, kellel on need metalliga kaetud saapad, siis ära palun löö. Või ma ei tea, kellel veel on, aga üldiselt. Kannustega, meil kauboi tuleb, siis ei tasu ka. Jah, minu piir läheb sealt, et mina ei usu, et et veljele nüüd keegi midagi teeb. Aga ei, tegelikult see arutelu saigi alguses elementaarsest viisakusest ja sellest, et nii kui mind selline asi häirib, siis peetakse, et nagu et jõhker autohaig inimene, et mitte midagi või teha, et muidugi võib, et ega ma siis kedagi autost välja ei viska ja halvasti ka ei ütle ja tegelikult ega ma talle pärast ka viltu otsa ei vaata. Aga need on mingid nagu elementaarsed asjad, et sa siis tead, natukene mõtled selle peale, et sa sama, et sa oled hästi lumine, kas sa tuled suusatamast või on väljas sadanud, et selle liigutuse, et sa pühid nagu oma lauda varukate ja jope pealt selle lahtise lume ära, et sa teed seda õues, mida autos. Kas sul on olnud autos keegi inimene, kes auto sees klopib ennast puhtaks lumes? Jah, et sa teed selle viimase liigutuse, et nagu siis lendab see sinna käigu, Ma kujutan seda ette ja samas ei kujuta ka. Aga jah, ütleme, inimesi on erinevaid, mõni tõesti teeb. Ja muidugi, kes sa räägid, on ju veel topelt tähelepanek tuleb olla siis, kui sa oled võõras autos, aga autoomaniku ei ole seal. Ma mõtlen praegu selle peale, et detsember on tulemas. Mina tavaliselt käin jõulupuud toomas RMK metsast ja laenan selleks auto ja pikema universaali ühelt inimeselt. Ja siis ma pean olema see, et kui sa võõra inimese autoga on laenuks saanud või midagi, siis sa pead sellest olema. Ka see, kellelt sa laenad, miks sul seda vaja on, et kas sa lähed nagu okkaid täis tüvi läbi salongi. Ei, selles mõttes jah, et kui ma oleks mingi uuem auto, et siis need kriimud, üks on see, et muidugi kui sa, ma ei tea, suusakepi või selle sama kuuse oksa lükkad kuskil laepolstrisse, et see on päris õudne lugu. Aga see sama, et kuskile plastikule selle, need kriimud, mida sa ei saa sealt enam välja, sa ei poleeri seda, sul lihtsalt ongi, et üks geenius ladus sul auto suuski täis, need ei mahtunud, siis ta raius neid sinna sisse ja paljud inimesed, ta ei näegi seda, ta ei näegi, et ta on teinud mingid mikrokriimud. Mikrokriimud on olemas ka, jah.
võib juhtuda nüüd, et ma läksin liiale hetkel ja olen olukorras, et kui keegi saab detsembris laenata mulle mõnda pikema kerega autot, sest mulle hetkel nüüd tundub, et rändid langevad ära, siis võite kirjutada. Selleks otstarbeks laena parem kelleltki autot, millel on kärukonks ja võta siit samast kõrvalt tanklast see käru ja too sõpradele ka kuused. Hea mõte muide, võiks teha, grupi kuuse toomise. Meie saade on sellise mõttega läbi saanud, nii et kuulake meid jälle järgmisel nädalal.